mul on check-in tehtud eilsest, aga et ma saaksin ära anda oma suure kohvri, selleks ma siis pean ootama 4:30-ni ja ma kohe ütlen, palju praegu kell on. Kell on 1:30. Nii et ma lähen kohe siia sisse, otsin mingisuguse kohviku ja siis ma lähen sinna tööd tegema. Ma olen nüüd otsapidi, ma isegi ei tea kus, ma sõitsin liftiga kuskile mingisse teise terminali. Ja nüüd ma vaatan, et siin on üks kohvik ja seal on järgmine, nii et hea, et ma siia tulin, siin on rohkem valikut, ei pea seal keskel kuskil istuma, võib-olla leian siit pistiku ka endale. Siit kuidas lennukid õhku tõusevad ja need väga mõnus chillan siin ja ma leidsin, et siin nurgas all tegelikult on pistikud ka, nii et ma saan läpakas pärast olla täislaadida ja tegelikult siin äärtes on ka. Aga ma käisin läbi kõik kohvikud, et ma ei tahtnud saia tellida ja ma tahtsin mingit kanavärki. Ma mõtlen, ma olen nii loll, ma olen elanud 7 aastat Aussis ja oli mingi chicken, mingid erinevad kanavariandid olid menüüs. Siis ma küsisin ka, et mis see kana täpselt on, et ma sain aru, et ma saan kana ja salatit või kana ja friikaid võtta. Ja et mis see nagu mingi kanarull ja mingid värgid seal on. Siis ta seletas mulle, et seal on greivi ja kana ja kõik need mingid värgid. Ja siis mulle tuli lauda just burger. Ja siis ma sain aru, et okei, et ma olen nii loll. Nagu see roll tähendabki seda panni või seda nagu saia, kus kohas see burger on. Ehk siis ma käisin läbi kõik kohad, ma ei tahtnud saia võtta, ma ei tahtnud mingisuguseid kuivanud vrappe või mingeid asju sealt letist. Ma tahtsin nagu köögist midagi tellida, aga samas ma ei tahtnud purksi ka. Ja nüüd ma istun purksiga laual. Vähemalt on burgeri sees ikkagi nagu kana, reaalselt kana, mis on nagu seal grilli pealt tulnud. Ja. Kell on vahepeal saanud 3:21. Mul on tund aega, kuniks check-in arvatavasti avatakse. Nii et ma vahepeal siin tegin telefonis mingeid asju, rääkisin Haltsuga, tegin Instas mingeid asju, tegin TikTokis mingeid asju. Ja Soulehe asjadeni ma ei ole jõudnud ja ma arvan, et ma täna ei jõuagi. Ma teen neid homme. Täna ma tegelen mingite miks-mitte asjadega, mis on vaja ära teha. Kuna ma eile mul pea valutas, ma tõusin täna hommiku peavalu ja kõhuvalu ja sõnaga ma olen väsinud. Nii et mul ei ole täna väga hea päev olnud, nagu füüsiliselt. Ma olen mingi tablette, jah, õnneks ma sain nagu, mingi hetk sain tabletid sisse, siis nüüd on nagu mul kergem olla. Nii et ma lürbin oma kohvi edasi, mis on juba ammu peaaegu külm leige. Lähen vaatan kuskil Coca-Colat. Ma ei tea, öelge teie mulle. See on aastaid tagasi, kui me selle avastasime, kas keegi rääkis või ma ei mäleta. Aga Coca-Cola, me küll joome siirat, aga ikkagi Coca-Cola aitab peavalu vastu. Mina ei tea, kas see on siin mul kinni või kus iganes, aga fakt on see, et see aitab. Nii et kui mul on väga tugevad peavalud, siis mõnikord joon Coca-Colat selle pärast ja see alati aitab. Ja isegi kui see seal puudub mingi tõepõhjal, mis on suht reaalne, siis nagu fakt on see, et see on mul siin kinni. Ehk siis, kui see töötab, siis väga hästi. Nii et ma arvan, et seal tegelikult ei ole mingit tõepõhja. Mul lihtsalt töötab niimoodi. No nii, ma olen nüüd sain check-ini tehtud või check-in oli tehtud, andsin oma bagasi ära, tulin turvakontrollist läbi ja ülihea. Ma olin valmis oma vett minema viskama ja mingi, et nagu ikka turvaväravast vahet pole, eriti Aussis. Alati tuleb ära anda, vahet pole, et siis lendame, mis iganes. Aga kuna seal oli nii vähe inimesi, siis ma sellelt naiselt ikkagi küsisin, kes mind suunas sinna turvakontrolli, et kas ma pean selle ära viskama. Siis ta mingi, ei, plastikpudel, mine. Ma tulin koos veega läbi. Jälle, kunagi ei tea lihtsalt neid asju. Nii et väga huvitav, head küsisin. Muidu ma oleks uue vee pidanud praegu ostma, sest ma passin ju järgmised 2 tundi ka siin. Ja mul ilgelt palav. Ja ma lähen vaatan, siin on nagu gates 11-52 läheb sinna taha otsa ja mul on gates 44. Gate 44. Nii et ühesõnaga, ma lähen, liigun sinna. Ma olen kohal Gold Coastil. Õues oli juba palju soojem kui Melbourne'is ilmselgelt. Nii et ma lähen võtan nüüd oma bagasi ja siis vaatame edasi. Kus ta on? Seal. Ei ole. Tuleb, jah. On hea.
ma tegelikult juba nägin Kaisat ja Marekut, ma ei tea, kuidas nad siia said, kus mu kott siis on, mis asja? Igal juhul ma jooksin nurga taha, et neid filmida. Katse 50 on ikka siin. Kus ta tuleb? Kus on Brenda? Nii, me oleme positsioonil. Ja vlogger tuleb! Nii naljakas. Reunited. Jee. Palun. Tšau! Miks ma hakkan nutma? No vaadake, kui nunnu. Ma üritasin flamingot teha, aga see väga ei ole. See on väga flamingo moodi. Vaadake, milline tuba Kaisa ja Marek on teinud mulle. Nunnu! Lilled. Okei, mul on siin kiri ka, seda ma ei näita teile praegu, ma loen ise pärast. Okei, me hakkame nüüd jutustama Tšau Pläu. Panin omale kreemi näkku. Ma meikinud ei ole jõudnud veel. Ma tean, et Kaisa on vist 6 üleval midagi sellist. Noh, tead, Queenslandi rahvas ongi siin varajane. Kell on 8, mina tõusin. Kaisa tuli just poest, nii et ta teeb mingid hommikusööki, need vaatame. Kaisa teeb mingid kurikuulsad võikud. Mis sul on siin võikus? Banaan, muna, kaneel ja sai. Vaene rüttel. Aga... Oh yeah, aga fancy variant. Rikkurite versioon, jah. Ja vaatame ookeaniga. Siin kullakal on ikka soene. Talv on ikka nagu jahedam, aga ikkagi võrreldes seal, kus mina tulen, on ikka siin mõnus asju. Ja kui te veel ei ole kuulnud, siis Queenslandi rahvas on varajane. Kell 8 hommikul on neil tavaliselt koer jalutatud, joostud või see on viimane aeg, millal nad seda teevad. Kell 5 õhtul on tänavad pimedad. Hommikusöök. Kaisa hommikusöök on valmis. Kaisa tehtud hommikusöök. Maapähkli või on puudu, aga siin on banaanivõiku, mesi, kreka jogurt, kiivi, kindlasti on siin kaneeli, ma tean, rohkem ma ei tea. Muna ka muidugi. Me oleme jõudnud Byron Bay'sse. Käisin Byron Bay's mingi 4 aastat tagasi. Me tulime marketile, nii et me läheme kolame ringi. Suvekleidis, väike tallana. See on imelik, jah. Mulle ka ei meeldi, see on Aussi värk. Vaatad neid asju ja see on Austraalia asi minu meelest, et ei ole hindu juures asjadel. Kõik hakkavad nüüd. Me tulime siia ja ma tõin omale selle dressik või nagu just jooksin autoni tagasi, et panna tuua dressikas ikkagi. Ja nüüd ütles Kaisa ja Marek, et neil on ka vaja minna. Ärge ma ei tea, kas on näha nüüd seda nii erinevalt? Igal juhul pimedas meikisin, nii et ärge vaadake, et mul on kael 100 korda valgem kui nägu. Esimene kord käisin mina Byron Bay's 2020 aastal ja Byron Bay oli esimene koht, kus kohas me telkisime. Me tulime 2-toalise telgiga siia ja me veetsime mitu päeva siin, kämpisime üliäge. Täpselt, ma arvan, et see oligi veebruarikuus, täpselt siis me olime Byron Bay's, kui kuulutati välja maailmas COVID. Piirid pandi kinni Austraalias, ma arvan, 1. märts või midagi sinna või võib-olla oli märts lõpus ka, ma ei tea. Igal juhul ma tean, et kui me olime Byron Bay's, siis esimesed COVID uudised tulid välja. Ja ma mäletan ülihästi, et meie samal ajal kämpisime, chillisime Byronis. Ja kuna me elasime Prissis mingi 3 tunni, me elasime Byron Bay'st mingi 4 tunni kaugusel mingi aeg, siis me käisime suht palju siin. Ja viimane kord me käisime siin Hansu vanematega, nagu me oleme teinud seda East Coasti road tripis, me oleme mitu kordist läbi käinud ja jälle mingi peatuse teinud või mis iganes. Aga viimane kord me käisime reaalselt 4 aastat tagasi Hansu vanematega siin. Ja mulle räigelt meeldib Byron Bay. Ma ei elaks siin, aga mulle meeldib siin käia ja chillida ja see on mõnus koht, eriti suvel, milline vaid igal juhul.
me tulime nüüd marketile, me läheme chillime ringi ja siis me lähme vaalasid mingi hetk vaatama. Siis praegu liiguvad vaalad ringi. Ei midagi, kõik on hästi. Ta tegi pilti ja ma ei oska video peale tagasi panna, aga ta ei teinud pilti, ta jooksis kokku. Märkige mu sõnad. Ma näen juba see top, mis ma olen 159 $. Märkige mu sõnad. Ei ole. Kui lahe. Jah, mul on ka mingid ilusad pilti vaja täna teha. Jah, poodi nüüd jälle. No mis me ikka teeme siin? Kom. See on väga nupsu koht siin, jah. Siia lähme meie sööma. Jep. Me hakkame sööma austreid. Ma rääkisin Kaisa Maareku ära, et me teeme austreid. See on Blood Orange. Filmime ka või? On mõningaid kahetsuselud võib olla. Siin on meie tuunikala burgerid, tuunikala steakiburgerid ja Maarekul on steagi sandwich, ma arvan. Chorizoga hoopis. Okei, ma toon seda brownit. Just autost välja, et tulla vaalu vaatama. Kaisa juba autost vist nägi vaala. Peab olema vaal, see ei saanud olla mingi kokkusattumus. Reaalselt täpselt siin, aga ma räägin. See ei saa olla kokkusattumus, kui sealt tuleb see nagu kõvelt suur vesi. Mis kuu meil praegu on üldse? Juunikuu, jah. Vaalad seiklevad praegu ringi. Neil on tripp lõunasse. Või tähendab põhja. Lõunast põhja. Põhjast lõunasse ikka. Talv. Kas vaalad lähevad põhjast lõunasse? Või lõunast põhja. Talv on ju. Neil on sooja vaja ju. Lõunast põhja. Põhjas on soe. Okei, nii, zoom. Vaata siin, nagu lihtsalt otse meie ette, seal tuleb see nagu vaala siuke väike kühmuka. Ma näin kui vaala pere. Ma olen ühe korra... Seal taga ja... Ma ei tea, kas see kaamerasse, kas oli taga ja. Ma olen näinud vaala pere niimoodi, et saba oli reaalselt meie selle paadi kõrval. Ma arvan ikka, et lõunasse. Ma näegi sellega praegu vaala reaalselt. Lõpeta ära, ma näen ka seal taga midagi, aga ma ei näe ka... Mul on prillid, aga need on päikseprillid, nii et... Jah, kui keegi tahab teada, siis meil on binokkel kaasas. Nüüd on see nalja tegema, on ja?
ja nüüd me lähme poodi. Me käisime Byronis ära. Vahepeal käisime, võtsime kohvi veel. Sõitsime tagasi Gold Coastile. Käisime kodus. Ja mis me tegime veel? Ja siis võtsime poekotid. Outfiti vahetused. Mina ei vahetanud. Ja nüüd on Aldisse nädala shoppingut tegema. Aldis on alati nii külm, et ma pean panema. Jaa. See on nii aige. On jah. Külmkappi, põhimõtteliselt me lähmegi külmkappi kogu aeg. Kätte on jõudnud esmaspäev. Kell on mingi 10:09. Oota, ma kohe vaatan. Kell on 10. Mina tõusin mingi 8. Veits peale 8. Kõik on tööle läinud. Või Kaisa tuleb varsti tagasi, ta läks shooti tegema. Ja mina käisin terrassil ookeanit vaatamas hommikul, jõin kohvi. Siis ma sõin hommikusööki. Siis ma käisin pesus ja nüüd ma joon oma kohvi lõpuni ja ma lähen teen väikse jalutuskäigu ookeani ääres. Ja siis ma tulen tagasi koju ja siis peaks Kaisa ka tagasi jõudma. Ja siis me hakkame Kaisaga koos tööd tegema. Ma ei teagi, kas me lähme terrassile või igal juhul. Siis me teeme mingi paar tundi tööd ja siis vaatab edasi. Õhtul lähme vist tantsutrenni või Kaisa läheb tantsutrenni ja ta tahab, et ma kaasa temaga läheksin tantsutrenni. Ma tahan tantsutrenni minna. Kunagi ammu ma käisin tantsutrennides, mida iganes, mulle meeldib tantsida. Ma pole aastaid käinud seal, aga ma mõtlesin, et kuna me lähme juulis niikuinii reisile, siis vahepeal mul olid operatsioonid ja ühesõnaga mingid teemad, et ma ei saa nagu mitu kuud ei saanud trenni teha. Kui ma reisilt tagasi tulen, siis mul on plaanis minna tantsutrenni ja mul on see planeeritud juba mingi aasta algusest. Mul on juba sõbrannaga räägitud, ütles, ta tuleb ka minuga. Nii et me läheme siis koos Griffites tantsutrenni. Ma ei tea, mis tantsutrenne seal on, suva, mingisse ma lähen. Aga siin ma saan lihtsalt nagu minna täna sinna kaasa, et nagu iga kord Hans. Kaisa ütles, et seal on nagu vahepeal mingid uued näod iga kord, kui seal midagi toimub, et see ongi nagu algajatele. Igal juhul kuniks ma mingi, muidugi ma tulen, davai vaata. Aga siis Kaisa ütles mulle, et seal on niimoodi, et istutakse ringi tantsu nii-öelda tunni alguses ja küsitakse mingi küsimus. Ja nagu see on mingi suht nagu mis iganes, iga kord vist erinev. Et ala näiteks, et mis su lemmikjook on, mis kõik ütlevad. Ma ei teagi siin, kas lõpuks see oli nali või mitte, et ütled oma nime ja mingid asjad, neid vist ei ütle. No lemmikjook veel, aga mingi, mis sind õnnelikuks teeb või mingid sellised asjad. Ja ma mingi, ma ei tule. Kohe, kui ma seda kuulsin, ma mingi, ei, ma ei tule. Ma ei viitsi tulla, vaata. Ja ühesõnaga nüüd ma ei tea, me pole otsustanud või nagu ma ei ole otsustanud, kas ma lähen või ei lähe, sest mulle ei meeldi. Ma saan aru, et see on tore asi tegelikult ja kõik need asjad, aga mulle ei meeldi olla grupis, kus on, ma ei tea, 20 inimest, 30 inimest, ma ei tea, palju seal inimesi on. Kindlasti rohkem kui 5, eks ole. Siis, et siis kõik nagu järge mööda ütlevad. Vana head teate seda mingit grupivärki, tere, mina olen Brenda, mina olen nii vana ja ma olen pärit sealt vaata. Ma vihkan nii väga neid asju, miks need peavad olema. Aga tegelikult ma saan aru, miks tantsutunnis see point on. Kaisa rääkis mulle, tegelikult ma olen nõus, et see on tore asi. Et kui seal on nagu uued inimesed, kõik tunnevad ennast mugavamalt ja seal ei tehta nagu mingi nõmedalt umbes, et kui vana sa oled, kus sa tuled ja miks sa tulid, vaata. Ma ei tea, lihtsalt tulin. Aga ühesõnaga, ma tegelikult tean, keegi küsis üks küsimusi ja tegelikult see on nagu tore küsimus, et iga kord küsitakse võib-olla millelegi, mida sa võib-olla igapäevaselt ei mõtle ja tegelikult see on nagu äge asi. Aga kohe sotsiaalne ärevus laes ma mingi, ma ei taha midagi rääkida niimoodi, et 20 inimest korraga kuulavad mind inglise keeles ka veel. Nii et kui te arvate, et me siin teeme YouTube'i ja ma ei tea, Instagrami positame igasugu asju, siis korraga 30 inimese podcasti näiteks. Aga korraga 30 inimese ees öelda, mis mu lemmikjook on, ei meeldi. Sotsiaalne ärevus läheb 100-ga lakke lihtsalt, kui ma juba mõtlen sellele. Aga ma lähen ikka selles mõttes, mis seal hullu siis on. Ja vastus kõikidele inimestele, kes ütlevad, kes ei ole nii-öelda linnainimesed, kes ei tahaks elada Sydneys, Melbourne'is nagu suures linnas, kus on palju inimesi, inimesed hingavad sulle kuklasse, mida iganes. See on suht palju. On küsitud, kui me oleme rääkinud, et ma tahan elada looduses, aga ma tahan, et ma ei tea, rahvusvaheline lennujaam oleks vähemalt 2 tunni kaugusel või idekas tunni kaugusel vähemalt mu kodust. Ma loodan, et mind on kuulda. Ma unustasin mikrofonid tuppa. Ja ookean, kõige tähtsam üldse, et see oleks mul kodu lähedal enam vähem. Ja kui me oleme rääkinud, et me tahame Gold Coastile kolida,
siis aeg-ajalt ikkagi inimesed käivad ja küsivad, et issand, kullakas üldse ei meeldi ja nii edasi. Ja ma tahtsin lihtsalt öelda, et nagu jällegi, igal ühel oma, mis kellele meeldib, aga nagu Gold Coast paljud inimesed on käinud ainult Surface'is, ehk siis nagu seal põhikohas, mis ongi full linn, pilvelõhkujad, ookean, kellele meeldib, väga tore on ja väga tore oleks seal käia vahepeal, aga see on koht, kus kohas ma ei tahaks elada. Aga kui sa tuled lõuna poole, Gold Coastile, Burley, Palm Beach, veel sealt allapoole, Kirra, kõik sellised osad või alad on mega mõnusad. Nagu te näete, ma kõnnin ringi ja see ei ole üle rahvastatud. Mul on väga palju ruumi siin. Ehk siis siin ei ole mingi metsikult palju inimesi ja et need alad ongi elamurajoonid või nagu need ongi linnaosad, nagu Tallinnas on. Et kas sa tahad elada Tallinna kesklinnas või sa elad Tallinnas Nõmmel. Et see on väga suur vahe, samamoodi Gold Coastil. Nii et enamasti inimesed on käinud Gold Coastil paar päeva ja nad on olnud ainult Surface'is ja siis neil on arvamus sellest, see on mingi, oh my god, see on ju linn, kuidas sa seal saad elada või tahad elada. Siis see on teine linna osa teistmoodi. Ja tahtsin lihtsalt näidata, et rannas ei ole üldse palju inimesi. Ja jah, on talv, aga ikkagi selles mõttes ei ole vahet. Et see ei ole niimoodi üle rahvastatud nagu see teistmoodi kui Surface'is. Nii et jah. Aga väljas on 19 kraadi, mina olen dressikaga, osad inimesed ujuvad. Nii et põhimõtteliselt jälle, tee mis tahad, sa võid aastaringselt siin kullakal ujumas käia, kui sulle meeldib. Hans ütles, et ma tooksin talle midagi lahedat kullakalt. Hans on lemmikloomalle. Ja kas saab midagi lahedamat olla, kui mitte see kostüüm? See on nagu su L, see sobib talle ka selga. Saba. Nii, ma olen tagasi koju jõudnud, ma meeldib, ma kutsun seda oma koduks. Nagu kõik, kes ma mõtlesin just, et see on see Kaisa on ka vahepeal, ma juba rääkisin kõik ära. Kes, kus, mis on. Kaisa käis tööl ära, nüüd on tagasi kodus. Mina käisin vahepeal Viinises ja ühes teises kaltsukas omale mingid seelikud või midagi otsimas, võtsin pikad riided kaasa. Ja te nägite, mis ma sealt leidsin, ma ostsin selle ära, ma panen selle pakki ja ma saadan selle Griffithisse, sest see ei mahu mulle kohvrisse arvatavasti. Ja nüüd ma hakkan tegema food prep'i. Tuleb bataadi, hakkliha, avokaado, kodujuustu pool. Kaisa hakkab kohe tegema süüa. Ja midagi ma tahtsin rääkida, kui läks meelest ära. Igal juhul ma hakkan süüa tegema. Ma vahepeal Kaisaga tegin omale, me ei kuskile kinni, tegin omale kohvi ja me oleme vahepeal Kaisaga terrassilt tööd teinud. Me otsustasime, et me ikkagi ei lähe tantsutrenni, kuigi tegelikult mul oli plaanis 100% minna. Mina ei lähe. Kaisa läheb. Mina ei lähe. Ei, Kaisa peab minema. Mina ei lähe sellepärast, aga ma näitan. Siin me teeme tööd, eks ole. Ma teen telefonis, sest ma ei viitsi läpakat võtta. Ja seal on ookean mõnus. Igal juhul, sellepärast ma ikkagi taastun opist ja ma ei ole veel, nagu et ma nüüd võin tagasi trenni minna, aga et tantsutrenn võib-olla alguses on liiga palju, nagu tund aega seal mingid järsud liigutused asjad. Nii et ma ikkagi ei lähe täna sinna kahjuks. Et siis teate, et seda ei ole mõtet oodata. Aga me teeme tööd nüüd. Õhtussöögi aeg, pasta tuleb siit. Kõik lähevad trenni, mina teen pastat ja siis võtan sealt mati ja teen joogat siin. Mina ei lähe trenni, ma teen joogat siin. Siin mu pasta valmib. Uus pinat läks sisse, kuur läks sisse, pastavesi läks sisse ja siin on Hans.
Ta just kadus ära. Ants, ütle vlogile tšau. Tšau vlog, mina tühjendan nõudepesumasinad kodus kreditis. Tore. Ma just mõtlesin, mis sa teed, sest ma mõtlesin, et sa ei saa filmida sealt, et me teeme videokõnet, et mis, ma mõtlen, kas sa Kaisale räägid, et mis sa tegid süüa, aga üks meest ära, et meil on kaamera. Ja, nii et Hans on ka siin meiega, Kaisa ja Marek läksid, Marek on veel siin, aga nad lähevad trenni. Sa ei saa tantsuhoos.